kui äkki oleks võimalik siis sellest, kas keegi teist kujutab ette, kuidas näeb välja üks surnud poeet? Lehekülg 110. Ja seda ma olen väga paljudes kohtades etelnud ja keegi teist kujutab ette, kuidas näeb välja üks surnud poeet. Kohe te muidugi mõtlete pühalik vaikset kontserdisaali, palju lilli ka talvel ja küünlaid ja kullatud kirstu, pisarsilmseid leinavaid kolleege ning ingelvalget kallist kadunut. Ei, te eksite rängalt, üks tõeline poeet sureb maantekraavi, õllesaalist tulles ja minnes litside poole, kärvab ta külmast viinast või sajast haigusest, mis ta kõhna ja räpast keha rüüstasid. Nii ta vedeleb seal ebaviisakas poosis, jääpurikad habemesse külmanud, kollasel näol 1000 pilgari jäljed, võredad juuksed katmas mütsita muhkliku kolpa, rebenenud rõivastest paistmas satikast kaetud karvad, viimaseks hirveks tardunud musta hambune suu. Tema kõrval tahmunud lumel poolik pudel seatapjad ning kõrtsis pakkimispraveli ritseldatud prinjaased luuletused, mida enne ta surma keegi ei julgenud trükkida. Viimaseks mõtteks on kahetsus, et enam ei saa ta lõhki lüüa päid kõigil nekroloogi kirjutajatel, hauakõne pidajatel ja muul sarnasel kirjanduspoliitilisel rämpsul. Kust on pärit nimi Johnny B? See on nagu öeldakse, Patel de Bourgeois, narri väikekodanlast. Ma ei tea isegi, kust ma selle leiutasin 67. aastal. Üks laul on Johnny B. Good, kas see ei... Vot selle ma sain teada alles mitu aastat hiljem. Isa oli 40. aastal Tartu linna statistikabüroo juhataja. Ja kuni 45. aastani püsis selle koha peal, siis tuli Nõukogude statistikasüsteem täielikult ja siis ta lasi oma seltsikaaslaste ja kaasvilistlaste poolt meelitada Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku konsistooriumi peasekretäriks. Ja seal kõigepealt olid need pastorid ise nii, nagu nad olid, ta ei kannatanud neid elu lõpuni enam. Ja sealt ta siis õnneks vallandati, kuna ta ei andnud julgeolekule andmeid, mis sealt nõuti. Ja siis hakkaski rännak pihta. Nüüd lõpuks maabusime Ulilas turbatöösses. Ja seal ma siis lõpetasin 7 klassi ja tulin Tartusse kooli. Kuuendal aastal sind vangistati, kuna sa kuulusid õpilaste rahvuslikku organisatsiooni. Nojah, see algas 55. aasta oktoobris, kui me hakkasime organiseeruma. Ja paistab, et algataja olin mina. Vormistasime 12. märtsil 1956 Eesti noorte maleva. Tuli Ungari revolutsioon sügisel ja me leidsime, et on vaja toetada. Ja sealt algas muidugi. Nii et neil käis küllalt kähku. November-detsember ja detsembris ma olin vanemate juures Ulilas, sinna tuldi järgi ja toodi öösel või õhtu hilja 11. siia samma, siia majja ja siia tuppa. Siin majas siis oli tol aastal täpsemalt mis? NSV Riikliku Julgeolekukomitee Tartu linna ja raudteevolinik. Lihtsas keeles oleks julgeoleku peakorter. Meie sattusime sinna Gulagi
kõige õnnelikumal ajal. Põhivangide mass oli lahti lastud, et meid ei tapetud ei külma, nälja ega tööga. No muidugi oli vanu vange ka, aga uusi oli kogu aeg tuli juurde ja kogu terve Nõukogude Liidu noorsugu sai seal omavahel tuttavaks. Nii et see hilisem dissidentlik liikumine ja kõik muu, see on sealt Mordva laagritest välja kasvanud. Ikkagi seal ma sain meheks. Ma olin 17, kui läksin ja 24, kui tulin. No õnn oli see, et vanemad olid juba Tartusse kolinud ja nende juures oli mul peavari kohe olemas. Õppimisega oli niisugune lugu, käisid muidugi peale, aga ma mõtlesin, et ei. Kui ma nüüd selle keskkooli, see eksternina tegemine oleks nalja asi olnud, siis hakkab peale käimine, et mine ülikooli. Ja ülikoolis mõtlesin, et ei, minust ei saa nende punaste usuõpetuste õppijad ja vastajad sellele. Nii et täitsa teadlikult jätsin ennast just nimetatud haridusest ilma. Külalpea võtsid juba osa almanahide koostamisest. Marm, Hees, Kolme mehe laulud, Kurekelvi, Kiil ja Tõled, Pool päevaleht, terve pikk nimekiri. Võtlen, mul on hirmus palju elus vedanud. Kõigepealt 66. aastal avastati mul lahtine tuberkuloos detsembris ja pandi haiglasse. Niisugust kuningakassi elu pole ma elu sees elanud enne ega pärast. Ja siis seal haiglas ma hakkasingi kirjutama. Ja samal ajal tekkis see almanahi liikumine. Esimene oli Hees Tallinnas. Esimest Heesi ma mäletan, kui ma ülikooli kohviku trepi peal istudes suitsu tehes käis see käest kätte. Leelo oli, Tungal oli seal autoriks ja tema luuletused olid seal sees, tema tõigi seda Tartusse. Johniga on see huvitav asi, et tal tegelikult ei olnud ka keskharidust. Aga temast erudeeritumat meest nii mõnegi teema puhul oli raske leida. Ta oli suur iseõppija ja ma ise mõtlesin takkajärgi, et meil oli huvitav tema juures käia alati seal Elva tänavas. Tuba oli nii pungil täis inimesi, et mõni muist aknalaua peal ja keskus. Aga et mis teda meie juures, me olime nii noored ja oma keskkooli, Järvesuu poiste brigaadi ja kuidas karastusteras ja sellise lektüüriga inimesed. Aga ma arvan, et teda kiskus ülikooli poole ja teda huvitas ka, mida me kõik õpime ja teeme. Ja üks teine ideoloog tollal oli veel Kalle Istvan Eller, kes oli inglise filoloog. Neil mingil ajal tekkis Johnny Piiga nagu ma ei tea, kahe guru lahkelid või kuidagi see oli, aga... kuidas sa Johniga tuttavaks said? Johnil oli täpselt kuupäevaliselt teada 68. aastal olevat meie tulnud suure seltskonnaga Maret Rebana Aranovitš ja kes seal olid Jaan Unt ja tulime temale külla ja meil oli midagi seal vist isegi kaasa. Hermaküla ja kes kõik, nii et see oli tollal oli hästi lai see ringkond, kes omavahel lävisid, nagu pidi ikka tundsid ja teretasid. Et seltskond viis siis sind esimest korda Johni juurde? Jaa. Aga kas Johni oma luuletusi ka luges siis selles seltskonnas sinu kuuldes kuskil? Jaa, eks me ikka lugesime kõik seal üksteisele ja üldiselt arutati asju ja peeti pidu ja loeti ja... Eks nad ikka jõuliselt mõjusid küll? Jaa, seda küll ja ta luges muidugi väga vahvasti ka, see oli täitsa niisugune tõesti nagu piitnik. Kuskil mul oli kirjas mingil ajal, kui tulid Moskva kontrollid ülikooli, siis Johnit ja keda seal oli veel, ei lastud Jaanus Paali, kes oli ometi korralik poiss aga kampsunites poisse ja habemetega ja kõik. See oli see, kui filmiti ülikooli kohvikut? Jah, siis ei tohtinud tulla. Ja aeti sealt kampsunite kandjad minema? Ja. Et kohviku saab istuma lipp sees? Ja. Ja siis tekkis kohe seal ettevõtlike poiste hulgas mõte, et teeme ise ka. Ja pandigi Marm kokku. 68. aasta kevadeks sai valmis.
Selle trükkisin mina sisse, toodi mulle suur kirjutusmasin Optima ja mais me paljundasime. No see fototrükk, see on muidugi õnnetus. No me uskusime seda müüti, mis tol ajal oli, et 49 eksemplari võib paljundada ilma Glavliti loata. Pärast tuli välja, et mitte midagi ei või paljundada ilma Glavliti loata, ilma ühes eksemplaris ka mitte. Pahandused tulid Marmist lahku löönud, grupp hakkas välja andma almanahhi Jumala tuul või Kamikaze. Ja nendega tulid juba esimesed pahandused. Remsu üks selle koostajaid kutsuti dekanaat ja seal istus julgeolekumees ja see siis päristada ka. Aga no see käis kõik kuidagi sordiini all, milleks otse ei süüdistatud. Ja Hees oli pealekauba Tallinna noorteautorite koondise ametlik väljaanne. Aga noh, aeg oli niuke, see oli veel peale Hruštšovi kukutamist 64. aastal oli niinimetatud väike sula, Brežnevi sula. Arhiivid tehti mingil määral lahti ja see kirjanduslik isetegevus ja üldse kunstialane, see läks kõvasti käima. Nii et see kestis 64-68 aastani. Peale Tšehhoslovakkiasse tungimist siis hakati selle alal ka kruuhid kinni keerama. Aga siis oli juba see tont oli välja lastud ja ei olnud kuidagi enam võimalik teda kotti tagasi toppida. Aga milline oli sinu suhe lõnguslusse ja hipindusse? Pandi enne vangi. Lõngused olid juba olemas. Juhan Smuul mõtles selle sõna välja. Vene keeles kutsuti neid stiljagad, stiilistajad. Aga nende Moskva stiljagadega ma puutusin ju laagris kokku. Aga selle elu kohta on mõned natuke vanemad kolleegid või varem kirjanduse tulnud on ütelnud, et murrang toimus just 60-ndate lõpus. Et enne seda oli, käidi küll koos, aga stiil oli niukene, et suvel oli kõige vabam riietus, oli valge särk, käissed üles kääratud ja kaelust lahti. Ja aga hipindus, ühesõnaga ma leidsin, et see on väga kihvt ja vaja ise ka. Ja 68. aastal ma ikka hipitsesin päris hoolega. Kuidas see välja nägi? Kirevad riided, pikad juuksed? Ei, kirevaid riideid ei olnud. Mul oli kuskilt saadud üks Nõukogude meremehe või madrusse see tööjakk rooba ja sellega käisin ringi. See oli nii läbi igistatud, et kui maha võtsin, siis panin selja äärde püsti. Ja välismariideid meil ju tol ajal ei olnud. Ma mäletan, kui Hando Runnel mõnitas Jüri Üdit. Üdi oli saanud väljamaa Texases, mis tol ajal oli tohutu suur varandus. Ja siis meelega lasknud sinna paigad peale õmmelda, et hipina välja näha, vipin välja näha. Põhiliselt me dekoreerisime ennast oma karvakasvuga. Jaak Jõerüüt on praegu väga soliidne inimene, aga on olemas üks foto, mul endal kahjuks ei ole, kus ta istub lõkke ääres, ainsaks kehakatteks, just vanast saanitekist tehtud poncho ja järab ühte tohutu suurt lehmakonti. Habe rinnuni ja juuksed õlgadeni. Aga temaga liikudes oli alati see oht, et kuskil mõned korralikud inimesed pistavad sõimama. Sõimati ükskord, kui ma olin Pärn-Hindi juures Nõmmel ja tulime sealt rongiga Tallinna ja Pärni õde, ka praegu tuntud inimene, Eva Park, oli mulle, Pärnil ei olnud vist nii pikad, aga mul olid nii pikad juuksed, et ta punustas nad patsideks ja pani punased paelad ka külge. Ja siis me tulime niimoodi Tallinna, Balti jaama ees. Üks vanem naisseltsimees pistis kõva häälega röökima, vaadake, metsalised tulevad. No ja, see oli selle hipitsemiseni, aga populaarsust on ju vaja ja millegi pärast selle lehekülje trükkis, kas minu trükitu oli midagi viga saanud, trükkis Ave Alavainu sisse. Jättis ära tähe? Tähe. Ja pärast seda, kui palju mul on segiutus, mõned arvavad, et minu pseudonüüm oligi see Jonni. Ei olnud ta mingi Jonni. Selles raamatus on üks luuletus ka Ave Alavainust. No Ave oli omamoodi prohvet. Ave ütles mulle juba 67. aastal, siis kui ma alles kõigepealt oma seltskondades etlesin,
et sinust teevad nad varem luulet ära kui minust. No, peaaegu nii läkski. Sest Ave oli endal liiga skandaalse maine loonud. Ma tean isegi ühte tema luuletust peast. Haistad mingit vänget lõhna, konjak ja liköörid. Märkad peeglis nägu kõhna, käsi otsib nööri. Aga ära ennast poos, homme jälle pidu käib. Nii meil ringleb eluratas, pohmelus ja pidu lakkamata, küll on maailm ilus. Johnny B on põrutanud ühes mõnes luuletuses nii. Minu laulud pole trükkimiseks kassettide kirevas elgses hermafrodiitsuses. Et kust selline mõtteavaldus või kust selline luuletus üldse sündis? Sündis 67. aasta. Ma seal tuberkuloosi haiglas olin ja siis ma kirjutasin hästi palju ja ilma isegi mingisuguse mõtteta, et need kunagi trükki pääsevad. Aga ma trükkisin omale kirjutusmasinale ümber kõik ja siis oli mul üks niisugune võidunud patsakas põue taskus ja igal võimalikul juhul etlesin. Ja kirev hermafrodiitsus, no see käis kassettide sisu ja autorite kohta. Sest kassettidest tulid muidugi tänapäeva klassikud. Igasse kassetti oli võetud nagu lahjendamiseks mõni täiesti perifeerne tegelane. Ongi niimoodi, et kui ma sain selle otsa kätte seal, siis üks haiglas sain Viru Nurme eeskujul, siis läks nagu ise endast lahti ja ma ei oska öelda, mis asi see on. See on mingisugune mõttevool või et tuleb mõte ja läheb edasi ja panen paberile ja ongi valmis. Nii et konstrueerinud ma luulet siialgi ei ole. Johnny B on ennast oma luules nimetanud piitniku poisiks, et kas see on viide nüüd Ameerika 40. kirjanikele või piitlitele või mida see piitniku poiss tähendab? No, piitnikutest jõudis teadmus meieni kah umbes samal ajal. Siis Ameerika piitnikud? Jah. Kes seal kõik oli? Kerouac, Ginsburg ja nii edasi. Ja tõlkis neid Ehin, nii et tõenäoliselt tema levitas ka nende luulet ja tõlkeid. Minu laulud pole trükkimiseks, kassettide kirevas elgses hermafrodiitsuses ega kirjandusajakirjade vanaks läinud kahjutus impotentsuses. Minu laulud on värske seeme, otsene vahetu kopulatsioon mind ihkavasse indlevasse rüppe, ilma preservatiivide peenestiilsuseta, ilma amour la France'i nüanssideta, enda imetlejate käsikiimaluseta, puberteedi ja kogenematu saamatuseta, klimakteeriumi tulemusteta nautlemiseta. Avane üsk ja võta mind vastu noore sõnnina mõle. Et nagu me kuulsime äsja Johnny B'd, tema pääses trükki suhteliselt ilma ennast alandamata. Ja see oli võib-olla selle almanakkide ja omakirjastuse suurimaid teeneid, et nad olid sunnitud seal partei keskkomitees ja kogu sellest tsunftis natukene või üsna mõnes mõttes tunduvalt keerama vinti maha ja laskma lõdvemaks. Minul käis see paha kuulsus ja käis ju kogu aeg kaasas. Ma mäletan, üks aasta oli Tartu Ametiühingute kultuurimajas oli noorte esinemine ja see käis ilmsa kontrolli all. Mingi asjamees oli tolleaegne ülikooli raamatupoe direktriss. Läksin millegi asja pärast tema juurde. Kedagi teist kabinetis ei olnud ja proua Rink pani, Benita Rink oli ta nimi, pani oma käekesed niimoodi kokku, ilus naine seal. Vaatas mul sügavate silmadega otsa ja küsis, Johnny B, miks te vihkate Nõukogude võimu? Ju siis temale oli räägitud seda. Mina muidugi tegin lolla, pole ma midagi vihanud, kus see välja tuleb. Aastatel 69-70 olid sa Tartu NAK-i esimees. See oli nii, see oli jälle, see oli üks õnnetus. NAK-i ma läksime Pääle Marmi nii-öelda in corpore, mina Tomingas ja Remsu, Eller keeldus tulemast, siis tuligi see Marmi lõhenemine. Ja ju ma paistsin seal ka silma. Mis see NAK tol ajal oli? NAK oli Kirjanike Liidu noorte autorite koondis. Mina sattusin sinna, siis oli eesotsas
Kalle Kurg. Et tema kaudu see asi käiski. Aga Kurg läks ära Tallinna ja järgmine aasta ja valiti mind sinna esimeheks. Pärast kirusin, kõik oli edevus, loll edevus. Et ma oleks pidanud Remsu ette lükkama. Tema oli üliõpiline, eeskujulik üliõpilane, aga minuga hakkasid Tartu nakil igast pahandused. Aga see esimehe tegevus siis lõppes siis sinu poolt või lihtsalt kollektiiv valis uue või kuidas? See lõppes minu poolt. See oli 70. aasta kevadel. Olime noore luuletaja Tomingase Jussi pool ja seal tuli suur kaklus ja lööming. Meid viidi sealt, rahvakeeles öeldi, plate peale. Ja pärast seda skandaali see kirjutati edasi veel pamflett pealkirjaga Jupiterile pole kõik lubatud, mina olin see Jupiter. Ja siis ma panin ise avalduse laua peale ja siis oli suur tüli, et kas ma võin ise lahkuda või peab mind niimoodi kollektiivi poolt läbi noomitama ja vallandatama. Et mina pole siin teie kasvatada, ma võin nakist ka ju lahkuda. Ja see muidugi võib-olla isegi mingil määral mõjus mu sellele kirjaniku karjäärile ka. Aastal 62 kuni 68 ilmus 5 väikseformaadilist pappkarbikest, mille sees oli hulk luuledebüüte. Tänapäeval nimetame seda plejaadi kassetipõlvkonnaks. Pappkarpe oli 5, pidi ilmuma ka 6, aga ei ilmunud. Läks mõni aasta, ilmus närvitrükk. Närvitrükk tegelikult oli ju noorte autorite kassett ja Oskar Kruus pani kokku 6. kasseti, mille esimene valik oli just sama peale Joeli, kes siin närvitrükis on. Üdi, Liiv, Isotamm. Mis on Isotamme tähtsus Eesti kirjanduses? Omal ajal ta oli, ta tõi vitmanliku vabavärsi, argise vabavärsi tõi sisse, nii et sellises plaanis võib teda isegi novaatoriks pidada. Mis siis Johnny B. Isotamm K9? Kes kurat see ütles, et elu on praht ja inimesed sead, too asi pole hoopiski nii. Vaid statistika andmetel tean, et ainult iga 3. neist on valmis mind petma, iga 4. maha müüma, iga 7. paljaks varastama, iga 10. mu naist üle lööma, iga 26. mind lihtsalt tapma, 48. poolahviks ja orjaks kuulutama, 77. minuga pedereerima, 108. mind sadistlikult tapma, 262. aatomi lõõsas küpsetama ning 510. minu maailma tolmuks muutma. Kas inimesed on siis pahad? Otsustage ise ja mõistke endi üle kohut, statistilised ühikud. Kuidas ametlik kriitika vastu võttis raamatu? Hästi. Ikka arvusti oli. Läks nagu õnneks. Midagi skandaalset ei juhtunud. Midagi enne käidi üle, ma pidin rääkima sellest, kuidas Uno Laht minu tekste paremaks tegi oma arust. Sest minul olid nad nagu almanahhides olid šifritega märgitud täht ja number. Ja Uno oli leidnud, et ikka niimoodi ei kõlba ja pani neile pealkirjad ja paar luuletust tegi ka nagu oma arust paremaks. See oli minu jaoks oli muidugi see väike asi, ma ei ole nii edev. Aga jällegi ma jõuan alati kogu aeg tagasi selle Mordu vangilaagri juurde. Laega ma tutvusin seal. mitte, et tema oleks istunud ja isegi kuigi ta varem on tšekist olnud. Aga 60-ndatel oli siuke mood, et käisid igasugustest liiduvabariikidest, käisid niisugused agiitbrigaadid poliitvange õigele teele juhtimas. Ja Laht oli ühes niisuguses brigaadis. Teine, kellega ma seal tutvusin, Artur Rinne, ise endine poliitvang. Aga ümber tegi ta
See ikkagi, see mina. Tema tekst on see Mina Johnny B minevikus müüriga poksija ja kulmu koksija vastu müüri. Ja siin see viimane kaksikvärss, see läks jah niimoodi peaaegu krestomaatideks. Nüüd selle sama müüri varjus istuja, seljas hügaja vastu müüri, tulevikus müüri harjal trooni ja tähtis vastik ja paks. Aga esimese kolm rida, need tegi tema ümber. Aga nüüd selles koondkogus on pea lõhku ja vastu jah, nii mul oligi, see on originaal. Aga kas tol ajal võeti seda, kui, ma räägin nüüd ametlikust kriitikast, aga seltskonnas, kas võeti seda kui Nõukogude korra vastast väljaastumist või nähti see ikka midagi globaalsemat, mastaapsemat, universaalsemat? Seda viimast ma püüdsingi väljendada, sest kui sa vaatad sõnade valikut ja nii edasi, siis see oli ikka globaalne ja mingil moel langes isegi kokku selle Nõukogude ühe valega, et kogu maailma eesrindlikud rahvad või inimsugu on kõik ühel teel ja meie oleme selle tee eesotsas, aga me ei teadnud tol ajal, et marksism on juba ammu prügikasti visatud ja läänes on Frankfurdi koolkonna juudid uue ideoloogia loonud, mis praegu valitseb. Nii et me saame täna ja tulevikus lugeda Johnny B. luulet ka väljaspool Nõukogude Liidu konteksti. Jah. Ja see on oleks õigem. Jah, sest ma ei ole kunagi ennast mingi kosmopoliidiks või globalistiks pidanud, aga siit võib-olla saab välja lugeda selle, kui sa hakkad arvustust kirjutama või midagi niisugust. Et see tunnetus, et see maailm on kuskil olemas, millest ma kirjutan, aga minul sinna sissepääs puudub. Tähendab väljapääs siit. See tuleb õige mitmes kohas välja. See müüri metafoor, mis kordub järjest. Selles samas luuletus, mida ma praegu lugesin. Ja see läks siia närvitrükki kaane peale ka, aga selle salli nad lõikasid ära, sest neil oli kuri kahtlus olnud, et see on sinimust valge. Tegelikult ei ole. Ja siin oleme sõber Matiga. 72 aasta. Ei suuda kunagi sinuks saada, sinu Mati. 11. aprill 72. See on võetud vahingusalongis. See on see hüsteeriline periood veel, kui käis Spiel. Spiel käis hommikust õhtuni, vahel õhtust hommikuni. See tähendab saksa keeles mäng. Ja vahing on kuskilt psühhoanalüütilisest teosest laenatud. Kellelgi on terve teooria selle kohta, aga ma ei julge öelda, kellel. Võiks öelda ka provotseerimine ja kõik muud. Põhiline katsejäänes oli sama õnnetu Mati. Mulle ütles Vaino kunagi vihaga, et sa oled nii vastikult normaalne, et sinuga pole midagi peale hakata. Tema kujutlus oli see, et kõik inimesed, see on paljudel psühhiaatritel, kõik inimesed on mingil määral vaimuhaiged ja minul ta ei leidnud. Ja siis ta jootis selle sama Juhan Tomingase ükskord täis ja just muu hulgas rääkis, et mina joon päevas vähemalt liitri musta kanget teed ja siis oli Vainol selge, narkomaan. Täna on Eeva sünnipäev, seda ei juhtu iga päev. Sünnipäeva laps, ole hästi kraps. Paukugu šampuse korgid, mürtsugu muusika, kõlagu kiriku kellad, kamatav kahuripaugud. Nii nagu kunagi siis, kui Eeva oli veel noor. Täna kuid vaevaga krohvitud nägu, naeratus püüdev olla peen. Kehvale lauale salateid sätib, koduveini konjaki pudeleis. Eeva, Eeva, oled ju vanaema eas kuradi moor. Mees on läinud, lapsed hukas, vanad sõbrad sind ei mäleta. Kas suredki kord nõnda moodi, et ainult ajaleht edasi trükib ära surmakuulutuse, priinimi, eesnimi, sündinud segaduses, vägistatud sigaduses, koolnud unustuses. 24. veebruar 1967. Tiisikus haiglas. Ma mäletan nii selgelt, tähendab, tihti peale peast tuleb kõigepealt valmis ja siis lähen kuskile ja panen paberi peale ja seal oli suitsetamisruum laiba keldri kõrval, peaarst käis ukse peal, trepi pealt aeg-ajalt meilt sõimamas suitsetajaid, see tähendab, Laisaar oli niisugune doktor.
aga seal oli rahulik suitsu teha ja edasi-tagasi kõndida ja seal mul midagi pähe tuligi. Koondkogu alapealkiri on tekst aastaist 67–74. Mis siis juhtus 74? Kui mind oli võetud, sel ajal võis öelda, et võetud kirjandusse ja käsikiri kirjastusse vastu võetud, Kirjanike Liit, tollaane norm oli 2 raamatut, see oli liidu liige ja sellest juba räägiti. Ja siis mõtlesid need Siitmaja tollaegsed peremehed, et vaat nüüd on ta sööda alla neelanud. Ja kirjastus jäi koguga kuidagi toppama. Siis tekstiraamat või? Tekstiraamat just oli kirjastuses. Närvitrükk oli ilmunud ja siis võeti kontakt nende moodi alatult. Kutsuti mind sõjakomissariaati, kuhu pidi minema. Ja seal oli 2 seltsimeest julgeolekust ees. Ja me tahame sinuga rääkida. Ma mõtlesin, et miks mitte, et räägime. Ja siis ma nendega rääkisin mõned korrad. Mingisuguseid otseseid alatuid ettepanekuid ei tehtud, nii et ma arvan, see oli mitte nende algatus, vaid Keskkomitee poolne nii-öelda lojaalsuskontroll. Et las professionaalid vaatavad ta üle ja paar korda võtsin ka napsi nendega koos, et kas ta on see, kelle ta ennast püüab näidata või on viimane seesama. Silt oli küljes, ma ei pääsenud sildist mitte kuhugi. Aga kuidas siis luuletamisega lõpparve tuli aastal 74? Tegid sa lõpparve aasta? Pärast seda, kui tekstiraamat ilmus, ma ei hakka ennast kiitma, aga ma tsiteerin Jaan Krossi. Jaan Kross kirjutab oma mälestustest, temale pakuti ju ka mitte otsest koostööd, aga ikkagi sõprust ja abi. Ja Kross oma jutu järgi olevat neile öelnud, et ei saa. Et kui ma teie abi vastu võtan, siis ma ei tea enam ise, mida ma väärt olen. Ja mina mõtlesin umbes samamoodi. Nii peaaegu raamat ilmunud olin, lõpetasin igasugused suhted. Paar korda püüdsin nad veel kontakti võtta. Üks neist ilmus küll välja 78. aastal. Siis, kui ma peaaegu sellest dissidentlusse olin sisse sattunud. Ja see oli nii kaval, et see tuli sinna, kus ma valvasin. Üks ilusti juhtum on kella 8 ajal hakkas Münchenist Vabaduse raadio eestikeelne saade. Mul oli väike raadio kaasas ja ma keerasin selle käima. Polkovnik Lillemaa hakkas kätega vehkima. Ära kuula seda, see on igaveni jama. Kuula BBC-d, mina kuulan BBC-d. Ühesõnaga, et see pakkumine oli siis laias laastus selline, et jätta luuletamine maha, ära tekita enam neid probleeme ja me sind ei tülita. Ei, nemad just igate pidi õhutasid. Ühesõnaga, jutt oli juba niimoodi, ei tulnud küll otse nende käest, aga Kalju Kääriga, Kirjanike Liidu Tartu osakonna sekretäriga, mul olid head suhted ja Kääri ütles, et minu kandidatuur on täiesti juba Tallinnas arutusel Kirjanike Liitu. Aga siis ma ei oleks tšekistist kuhugi pääsenud, kui ma sinna Kirjanike Liitu oleks läinud. Ja siis oleks tulnud juba teised pakkumised. Seesama Lillemaa ükskord 78. aastal viskas ühe sööda välja, et kuule, kas see välismaale ei taha minna. See muidugi tahan, aga ära looda, et ma sealt tagasi tulen. Umbes niimoodi, aga me teame ju suurepäraselt, millega nad inimesi ostsid. Ja see välismaale sattumine, see oli üks kõige suuremaid asju. Inimesi hakkas ikka rohkem ja rohkem seal käima, aga millise hinnaga. Selleks, et vältida kokkupuuteid julgeoleku seltskonnaga, sa lihtsalt loobusid kirjandusega tegelemisest? Jah, nii võiks tõesti. Aga kui tuli vabariik, ütleme jälle tagasi, kas ei võrsu, ei tõstnud pead jälle Johnny B? Tead, ma tsiteerin sul Majakovskit, vene keeles peale kauba. Svoloč tot, который после 30 стихи пишет. Turjus on see, kes peale 30 eluaastat veel luulet kirjutab. Tartus puutusid kokku ka Alliksaare, Lotmani või Uku Masinguga, kes olid sellised vaimsed õpetajad? Uku Masingut ma tundsin lapsepõlvest peale.
kui isa seal Tallinnas konsistooriumis töötas, siis ma siin käis seal tihti, ööbis meie pool ja ta mäletan lapsepõlvest. Hiljem Tartus jah, mingid põgusad kokkupuuted olid, aga ükskord ma isegi kutsusin ta Tartu noorteautorite koondisse esinema. Aga üldmulje oli, et tige vanamees ja muud midagi. Alliksaarega kahjuks kuidagi moodi läksime üksteisest mööda. Sest kui mina jõudsin Mordva 7 esimesse laagrisse, 57, see Alliksaar oli täpselt samast laagrist märtsis lahkunud. Nii et tema nimi jäi mulle seal teiste vangide juttudest meelde ja isegi uduselt on meeles, et paljudel noorematel meestel olid niisugused lauluvihikud ja ta oli sinna oma luuletusi sisse kirjutanud. Ja Tartus õnnetuseks üks ainuke kord oleme koos olnud, sattusime ühte seltskonda kokku. Ma mäletan, et ülejäänud ei saanud ühtegi sõna öelda, Artur rääkis kogu aeg, aga millest ta rääkis, seda ma ei julge enam öelda. Jutt oli tal väga hea. Ja teada oli, et ta on raskesti haige. Linnas liikus ta endiselt ja Lotmanist, mida mul temast öelda. Kui mees elab 30 aastat Eestis, Tartu linnas ja ei õpi isegi kõnekeelt selgeks, teada, missugune ta on. Ma käisin ühe teise juudi pool, oli Jakub Kabovitš ja Kabovitš laulis niisugust laulu Lotmanile iga kord, et jerundistika, strukturaalne ja lingvistika. Nii et Kabovitš oli matemaatika ja tema muidugi ei pidanud kogu sellest semiootikast kopika eest lugu. Kas härra laulis seda Lotmanile isiklikult? Jah. Peaaegu 20 aastat töötasid sa öövahin enne, kui tehti pakkumine hakata akadeemia toimetajaks. Kuidas öövahi amet mõjub inimese psüühikale ja maailmavaatele? Ja... See oli pätsi teadlik valik ja see on kooskõlas sellega, mis ma natuke aega tagasi ütlesin selle kirjaniku karjääri ja nõukogude kirjanikuks hakkamise kohta. Teadlikult laskusin ühiskonna kõige madalamal redeli astmele, et sealt ei ole enam mitte kuhugile kukkuda. Ja selleks oli vaja muidugi oma nõudmised kohandada oma sissetulekutega. Joomisest sain lahti, see oli kõige suurem rahakulu. Ja oskasin niimoodi ära elada, et millestki mu puudust ei olnud. Ja see oli oma aeg ju. Seal võis teha kõike, mida sa tahad. Põhiline oli, seal ma ei müünud oma lihaste jõudu või vaimujõudu nagu kuskil kontoris. Seal müüsin ainult oma aega. Ja see oli üks suur klubi elu. Sest eriti, kui seal veel saun käima pandi, esimene aasta ei olnud, teine aasta ehitati saun, siis käis seal rahvast nii, et ma ei kujuta ette. Isegi niisugune nali on, Vanemuises mängiti tol ajal ühte operetti, pealkirjas oli ka Johnny. Ja Kiho Jaan mängis ühte peategelast ja tema repliik oli niisugune, et lähme Jimmy urkasse, tema ütles selle asemel kõva häälega, lähme Johnny putkasse. Ja saalis oli alati naer. Et ju siis teate, mis see on. Võib siis öelda, et nägi 20 aastat Nõukogude Liidust ainult öö poolt? See on jah natuke liiga piltlikult öeldust, et ma nägin seal päeva poolt kah ja tänu just sellele ametile, et ma kuulasin kõiki välisraadioid regulaarselt ja pidevalt, informatsioon oli mul suurepärane nii selle siinse päeva poole kui kogu maailma kohta. Sellest hoolimata, et su hariduskäik on olnud selline lünklik või kuidagi ära lõppenud enneaegselt, tänapäeval sa oled eelkõige kui Jaan Isatamene, siis eelkõige kui entsüklopedist. Et sa koostad tohutut andmebaasi Nõukogude aja nomenklatuurist, tähtsatest seltsimeestest ja kõigest muust, mida peaks järeltulevad põlved teadma Nõukogude aja isikutest. Tõenäoliselt mingisuguses teises ühiskonnas, teises riigis oleksime ajaloolaseks õppinud.
nii et ja vanas eas on jõudnud ka see teadmine kohal, mingisuguseid ajalooseadusi pole olemas, ajalugu teevad inimesed. Aga seda andmebaasi või algselt käsitsi kirjutatud kartoteeki hakkasime koostama ka juba tükk aega tagasi, 1980. aastal. Aga kas seda andmebaasi, mis praegu peaks olema juba tohutu, hiiglaslik, gigantne, millal saavad laiemad hulgad seda publitseerituna näha? No vot see on, et kaua mul neid päevi jätkub. Praegu on see kõik ikkagi mustandi seisus. Kirjandusmuuseumis on ta olemas ja sealt oskab küsida, sealt antakse andmeid. Viimane küsimus. Johnny Pisotamäe tähtsus? Pole kunagi selle peale mõelnud. Nüüd on paras aeg. Võiks kirjutada avaplaadile, elas nii ausalt, kui suutis. Ja luuletas? No see on teisejärguline. Põhiline, et elada niimoodi, et sul ei oleks vaja häbeneda või midagi varjata, see on ka omamoodi kunst. Ja ikkagi silma paista. Sest luuletama ma ütlen lõpuks selle ära, et luuletama ma ilmselt hakkasin ikkagi alateadliku tahtmise järgi saada nähtavaks ja kuuldavaks. Teisel viisil see oleks võimatu olnud.